Tere õhtust! Minu nimi on Toomas Õunap. Olen koolitaja, joogaõpetaja, investor ja paljudele ettevõtetele püüan olla siis ka mentoriks. Ja täna uurime siis 3 sellist suurt segadust tekitavat valdkonda ning uurime, kas oleks sinna võimalik tuua rohkem selgust. Uurime, mida saame hakata ise avastama ja kuidas vähehaaval siis erinevatest takistustest sõna otseses mõttes lahti lasta. Ehk õpime, kuidas teatud erilisi pinksusi vabastada. Ja 3 sellist suurt valdkonda, kus me neid pinksuseid täna otsime, on sinu füüsiline keha, sinu emotsioonid ja sinu mentaalne keha, sinu mõtted, mõttekonstruktsioon. Ja kursuse lõppu jätame ka veidikeseks aega vastustele. Nii et alustame siis. Need 3 valdkonda. Füüsiline keha. Sa näed mind praegu, aga tunne natukene oma füüsilist keha. Ja avasta, et sul on seal olnud erinevaid valusid. Sa võid meenutada seda ja saad teada. Sul on olnud seal erinevaid pinksuseid, ebamugavusi. Aeg-ajalt sa tunned ennast füüsilises kehas mitte meeldivalt. Ja kui sa nüüd peaksid tegutsema, olema kuskil nõupidamisel, kuskil teiste ees, ja sa tunned ennast kehvasti, tunned ennast haigena, siis kuidas sa tegutsed? Sa võid kontsentreeruda teemale, aga võid avastada ka, et sul on selliseid häirivaid faktoreid, segadust tegevaid faktoreid. Ja täna sellise lühikese seminari ajal me uurime natukene oma füüsilist keha ja annan teile ka mõned sellised tehnikad, kuidas sa saad oma lihaspingeid vabastada. Eelkõige on selle seminari eesmärk on see, et sa avastaksid pinksused, õpiksid mõnda pinget leevendama ja avastama, kuidas sealt tekib rohkem justkui teatud vabadust, ruumi, liikumist, elusust juurde. Teine selline suur segadust tekitav valdkond on emotsioonid. Kui sa nüüd vaatad, mitte eelkõige ennast, aga vaatad teisi inimesi. Kui sa vaatad, kuidas need emotsioonid inimestele haiget teevad, kuidas need rõõmustavad, kuidas nad kurvastavad, sunnivad meid sekkuma mingitesse protsessidesse. Ja samuti emotsioonid sunnivad meid ka kõrvale hoidma ja panevad loobuma mingitest protsessidest. Ehk tahan teile öelda, et suure osa oma ajast me oleme emotsionaalsed. Emotsioonil on juhtiv jõud. Näiteks, kui me oleme diivanil ja meil palutakse näiteks midagi teha, siis meil on näiteks selline juhtiv jõud nagu laiskus. Me isegi ei tea seda, aga tal on teatud juhtiv roll ja ta mõjutab meie tegevust. Meeldivate emotsioonide poole me aga tõmbume. Me tahame neid kogeda rohkem ja rohkem. Tahame olla meeldivamate inimestega koos, kellel on meeldivamad emotsioonid. Ja ebameeldivate emotsioonide kogemisest me tõukume eemale. Ja siin on ülioluline pool, et meie võimekus ümber lülituda ühelt emotsioonilt teisele teadlikult on väga kesine. Ja
ja mida rohkem emotsioonid meile kannatusi põhjustavad ehk häirivad meie selgust, seda väiksem on ka meie oskus nii-öelda emotsionaalseks ümberlülituseks. Täna me räägime sellest ja teeme ka mõned erilised tehnikad. Üks selline eriline tehnika, mida emotsionaalse segaduse vältimiseks või leevendamiseks me teeme täna, on, et tekiks emotsioonist rahu, vaikus. Me ei asenda ühte emotsiooni teisega, aga emotsioon vaikineb, rahuneb. Et emotsionaalne torm rahuneks. Kolmas selline suurt segadust tekitav valdkond, mida me täna mõjutame, on meie mõtted. Mõtted pärinevad meie mälust ja ma arvan, et igaüks meist on vahetevahel märganud, et vahel mõtted ei kajasta tegelikkust adekvaatselt. Võib-olla me pole märganud seda enda puhul ja kindlasti me oleme märganud seda teiste puhul. Lisaks veel, kui on sellised erilised mõtted nagu ma ei tea, ma ei oska, ma ei suuda, mul on halb mälu, mul ei tule mitte midagi meelde. Ma olengi selline käpard ja nii edasi. Sa võid avastada, et võib-olla on seal nendes mõtetes mingisugune pisikene mõttetera sees. Aga need, mul on halb mälu, see on justkui selline üldistav ja nagu absoluutne. Nagu annaks sulle, et sul mitte midagi meeles ei ole. Nii et tegelikult need ei pea paika. Nii et ka need pisikesed lühikesed mõttekesed on teatud pinksused ja sul on võimalik õppida siis ka lõdvestama selliseid erilist piirkonda peas ehk siis ka vabanema neist pingetest. Nii et täna me uurime ühte sellist erilist tehnikat, kuidas olla ilma mõteteta. Ehk kuidas puhata ilma mõteteta, olles samaaegselt ärkvel, teadvel, lahtiste silmadega, ilma mõtete ja ilma emotsioonideta. Ja tahaks öelda, et selles seisundis on võimalik väga vabalt ka tegutseda. Nii et selline eriline tehnika täna. Nii et täna on mitmed erinevad harjutused, erinevad tehnikad pingete leevendamiseks ja selguse loomiseks. Ja kursuse lõpus ma jagan täna siis ka, mida teha, et seda segadust tekitavatest mõttemustritest sõna otseses mõttes täielikult vabaneda ja emotsionaalsetest triggeritest täielikult vabaneda. Nii et alustame siis pingetega. Asume kõigepealt uurima. Pinged. Sinu füüsiline keha on sinu heaolu vundament. Oled sa nõus? Kui sa tunned ennast hästi, siis see vundament on justkui tugev. Kui sa ei tunne ennast hästi, siis on vundament nõrk. Kui sinu kehas on valud, ebamugavused, siis ta sunnib sind tegutsema. Sõna otseses mõttes. Aga meenuta hetkeks, kuidas sa ennast tundsid pärast suurepärast puhkust. Just nimelt, kuidas sa tundsid ennast. Või näiteks hästi kosutava tund. Kuidas sa hommikul ennast tundsid? Või pärast meeldivat lõõgastavat sauna. Kuidas sa ennast tundsid? Või sellist mõnusat pehmet massaaži. Kuidas sa ennast tundsid? Ma arvan, et see ei ole mingisugune raketiteadus, et märgata, et kui su lihased lõdvestuvad ja verevarustus paraneb, keha soojeneb, siis sellega kaasneb ka heaolu tunne. Nüüd küsimus on sulle.
kas sa oskad avastada ja ka vabastada konkreetsed lihaspinged just siis, kui sul on vaja ja ise. Nii et selline võimekus võiks igalühel meist olla. Kõigepealt, et minna konkreetsemaks, on meil vaja teada, kus asub pinge. Hetkeks pane silmad kinni, too selg vastu toolileeni ja tunne oma turjapiirkonda. Tunne. Ja 10 palli skaalas hinda, kui suur on sinu turjas praegu pinge. Mitte teoreetiliselt, vaid praegu, et sa tunneksid. Ole hea ja tee nüüd silmad lahti. Võta parem käsi, pane vasakule turjale ja aeglaselt lükka siia sügavale sisse. Lükka sügavale sisse. Ja kui sa vajutad sügavamale lihasesse, siis sa tunned, et see pinge seal või ka valuaisting on tunduvalt suurem, kui oli ennem, kui sa ei puudutanud. Need on sellised hästi väikesed pinksused, millega me tavaliselt ei tegele. Ehk kui me lihast ei katsu, massaaži ei tee, ei puuduta, siis need pinksused ei ole meie teadvustamise ulatuses. Need jäävad tähelepanuta ja siis, kui sa massööri juurde lähed või teed omale ise väikest massaaži või katsud, siis nad tulevad alles pinnale. Aga ka need pinged mõjutavad sinu verevarustust. Natukese aja pärast uurime, kuidas. Veidi suurem pinge on see, kui sa istud ja tunned, et sul näiteks turi on pinges, ilma vajutuseta, või kael või kukal on pinges, või alaselg on pinges. Ja nüüd, kui sa seda piirkonda, kui sa tunned pingsust, vajutad, siis on see valuaisting seal tavaliselt palju-palju suurem. Ehk see pinge on seal oluliselt suurem. Probleem on seal suurem. Tavaliselt ka sellega eriti ei tegelda. Et see pingsus on küll võib-olla natukene häiriv, ebamugav, kuid meie olulised asjad sunnivad muude teemadega tegelema. Kui sa sellega ei tegele, siis sellest pingest võib saada krooniline pinge ja see võib hakata märku andma läbi valu. Sa tunned seal suurt ebamugavust või kerget valu või suuremat valu või sellist pakitsevat valu. Või tunned valu siis, kui sa hetkeks istud, paned silmad kinni ja siis ta justkui tuleb esile. Päeval, kui sa tegeled, su teadvustamine on mujal, aga õhtul tuleb ta paremini esile. Nii et need 3 erinevat pingeseisundit võivad olla samaaegselt sul erinevate kohtade peal. Väiksem pinge võib olla jalgades, erinevate kohtade peal, kätes, turjas, kõhupiirkonnas, alaseljas, abalupiirkonnas. Nii et sul on erinevad pingekohad ja erinevad pinksused. Ja kõige tavaliselt me keskendume alles kõige suurematele pinksustele või kui valu on meile juba tuttav või tuntav. Ja seal, kui sa seda tunned, seda valu või pinget, seal asubki probleem. Nii et lihtne soovitus on sulle avastamiseks. Lihtsalt katsu. Katsu ja masseeri. Ja kui sul on vähegi võimalik, siis võta omale selline võib-olla 1 tund aega. Teinekord mine lihtsalt varem voodisse või kui sa tõused ülesse meie laupäev, pühapäev, võta omale üks aeg ja käi sentimeeter haaval oma keha läbi. Mitte ära katsu lihtsalt nahapinda, vaid lükka siia sügavamale sisse, et sa justkui kaardistad kogu keha suuremad pinksused, nii palju, kui su käed võimaldavad. Mitte ainult turja, kõhu peal, rinna peal, selja peal, käte peal, vaid ka tuharate ja jalgade peal. Niimoodi sa kaardistad oma suuremad pinksused.
ja vähemalt need inimesed, kes ütlevad, et vahel harva käivad massööri juures, siis nende jaoks on see kerge šokk, kui palju on kehas pingeid. Natuke selle pärast räägime, miks see ei ole okei. Üks selline detail on see, et sul on vaja teada, et kui sul on näiteks turjapinged näiteks, siis turja, kaela ja kukla piirkonna pingete tõttu võivad tekkida peavalud. Ehk sealt pigistatakse neid lihaseid koomale, sealt lähevad läbi veresooned ja need veresoonid surutatakse koomale ja väidetavalt tänapäeval öeldakse, et kuskil 70–75% peavaludest on põhjustatud turja, kaela, kukla pingetest. Aga kui sul on need pinged ja sa võrdled nüüd sellega, kui sul oli näiteks pärast massööri juures käimist või pärast mõnusat lõõgastavat sauna, sa võid märgata, et see vahe on väga-väga erinev. Või kui sa teed harjutust, siis tunned ennem harjutust ja pärast harjutust ja märkad, kui suur on see vahe. See vahe on selle harjutuse mõju. Nii et püüa õppida märkama detaile. Nii et me teeme täna ka paar erinevat pingete vabastamise tehnikat turjale ja ka kätele. Nii et sul on võimalik seda siis eristada. Kui sa teed kogu oma selle kehalise poole, käid läbi, katsud läbi, suuremad pinksused justkui fikseerid, siis saad teada, siis üks selline oluline pool on see, et sa oleksid nagu avatud erinevatele lahendustele. Need lahendused võivad tulla mis iganes moel. Keegi pakub sulle näiteks, et näed, seal on mingi lahe video, vaata, uuri, teed järgi, uurid, märkad, ohoo, see mõjub tõesti hästi. Või mõni tuttav massöör sul soovitab, näed, nendele pingetele seda harjutust või mõni joogaõpetaja, füsioterapeut, treener. Nii et ole nagu terane, avatud ja vaata, missugune harjutus võiks sellele pinksusele, mis sul on juba olemas, hästi mõjuda. Ja siis omanda see tehnika. Omanda see nii hästi, kui sul on vähegi võimalik ja praktiseeri seda regulaarselt. Ja nüüd on hästi oluline detail. Kui sa hakkad praktiseerima, tunneta hetkeks seda piirkonda enne praktiseerimist. Tee harjutus ära või tehnika ära ja tunneta pärast ja märka väikest muutust. Kui sa märkad, et see harjutus mõjus, muutub see tehnika sulle olulisemaks. Sa saad teada, kuidas see tehnika on mõjunud ise. Nii et oluline selline väikene nüanss. Miks ma selle siia tõin? Selle pinksused ja kehalised probleemid. Natukene rääkisime seda, aga üks selline väikene nüanss, et ma olen aastaid, ma arvan, et viimased 15 aastat õpetanud erinevaid kaelaturja ja kuklamassaaži tehnikaid, mida on võimalik teha inimestel hästi lihtsalt kontori laua taga või kodus. Ja ma olen puutunud oma koolitustel või siis erinevate sõprade tuttavatega kokku. Ja umbes kuskil 90–95% kontori töötajatest on turi, kael või kukal pinges, kas natukene või rohkem. Et see tundub justkui nagu olevat kontori töötajate probleem. Ja põhimõtteliselt vahet ei ole, kas need inimesed teevad trenni, teevad füüsilist tööd või on kontori laua taga. Minu kogemus ütleb, et pinged on kuskil 90–95%. Ja lihtsalt 2-3 tehnikat 5 minutit päevas võimaldab sul 2-3 nädala jooksul need pinged täiesti vabastada. Tehnikad on lihtsad, aga väga mõjusad.
veel üks väikene nüanss. Kindlasti oled sa kuulnud sellist vanasõna, et hoia oma jalad soojas ja pea selge. Ma küsiksin sinu käest, kas sul on käed-jalad ka talvisel ajal soojad? Siis enamik meesterahvaid vastab selle peale, jah, on soojad. Aga kuskil 2/3 naisterahvastest üldjuhul vastab, et sügis-kevadisel ajal on käed-jalad jahedad või külmad. See tähendab verevarustusprobleemi perifeerias. Mul on mitmed perearstid, kes on siis peretuttavad ja nad ütlevad, et ega häid lahendusi külmadele kätele ega ei olegi. Et kui see mingit patoloogiat kaasa ei too, siis see on justkui nagu normaalne. Aga oma joogapraktika jooksul võin öelda, et kui sa tood 2 või 3 jalgade käte harjutust oma igapäevasse rutiini, siis sa märkad, et mõne aja pärast, võib-olla mõne nädala pärast, sul jalad ja käed enam ei külmeta. Sinu verevarustus paraneb. Lihaspinged kätes ja jalgades leevenevad. Külmatunne annab järgi. Ja sul tekib parem enesetunne. Boonusena, kui su käed ja jalad on soojad, siis on ka pea selgem ja klaarim. Sinu keskendatus on parem. See on lihtsalt. Kui sa oled nüüd avastanud, et sul on pinged kuskil, sa oled teinud testi, oled katsunud, oled masseerinud, oled teada saanud. Sa oled saanud ka harjutuse tehnika kuskilt. Siis märka harjutusega kaasnevat muutust. Tee harjutust, aga märka muutust. Miks on oluline? Väga paljud teevad füüsilisi harjutusi. Teevad hommikul või teevad päeva lõpus. Teevad nii-öelda lolli järjekindlusega. Uskudes, et see tehnika töötab. Mina palun, me teeme täna 2 harjutust kätele ja jalgadele, tähendab kätele ja turjapiirkonnale. Ära usu. Vaid tee kaasa ja märka harjutuste mõju. Märka väikest muutust. Ja kui sa märkad, et see harjutus mõjub ja töötab, siis annab sulle olulist teavet. Ja sa ei pea uskuma. Sa tunned, et see töötab. See on su isiklik kogemus. Ja läbi sellise märkamise ja arusaamise muutub selle tehnika praktiseerimine sinu jaoks olulisemaks. See on see väikene jõud, mida sa saad kasutada harjutuse nii-öelda tegemise jätkamisel. Nii et ei kasuta sellist jõudu. Ja nüüd me uurisime ennem oma turja. Ja mul oleks hea, kui teie hulgas on skeptikuid. Skeptikuid, kes ei usu. Nii et kõik skeptikud, kes ei usu, siis kui on vähegi võimalik, tehke seda harjutust kaasa. Ja pange tähele muutusi. Turjamassaaž. Ole hea ja võta parem käsi ja pane vasakule turjale. Vasak käsi pane parema külanuki alla ja kergelt tõsta ülesse. Lihtsalt. Ja nüüd on siis esimene tehnika, kus sa siis hakkad aeglaselt pigistama. Pane silmad kinni ja pigista magusa valupiirini. Ehk sisse hingates aeglaselt pigistad magusa valupiirini ja välja hingates lõdvestad. Liigud sentimeeter maad edasi, pigistad magusa valupiirini ja lõdvestad. Ja käi aeglaselt kogu see turjapiirkond läbi. Kaelast kuni õlaliigeseni.
hoia silmad kinni ja hoia oma teadvustamine tundmisel. Sa võid avastada, et mõni koht on väga ebamugav või valus. Lükka nüüd küünarnukid tahapoole ja sa võid avastada, et kergem on masseerida ka ülaselga turjast tagapool, magusa valupiirini. Aeglaselt sisse hingates vajutad, välja hingates lõdvestad. Võid avastada, et mõne aja pärast sinu käsi väsib ära, kuna enamik teist siin ei ole massöörid. Nüüd pane käsi rusikasse ja hõõru see piirkond kuumaks soojaks. Nii kiiresti ja nii tugevalt, kui sul on mugavalt hea. Lükka küünarnukid tahapoole, turja ülaosa. Hõõru kiiresti ja tugevalt. Mõne aja pärast sa võid märgata, et see parem käsi väsib ikkagi ära. Nüüd lõdvesta see käsi ja sellise lahtise käega pehmelt patsuta. Meeldivalt tugevalt. Kaela ja turja vaheline kolmnurk, turja ülaosa, õlaliiges. Lükka kätt tahapoole, selja ülaosa. Meeldivalt tugevalt. Lase käed alla. Hoia silmad suletuna. Too selg vastu toolileeni. Säti ennast mugavalt istuma. Nii et sul on mugavalt hea. Ja pane silmad kinni. Ja nüüd tunneta omal paremat ja vasakut turjapiirkonda. Tunneta neid kergelt. Märka väikest erinevust. Kui sa märkad soojust, sa märkad vereliikumise aktiveerumist. Kui sa märkad kerget võbelust, kerget surinat, sa võid avastada, et energiat hakkavad liikuma justkui. Selle võbeluse surina kohta ütles Uku Masing väljendunud elujõud, prana. Ole hea, tee silmad lahti ja kordame samad teise poolega. Ehk võta vasak käsi, too paremale turjale, pane parem käsi vasaku küünarnuku alla, tõsta veidikene. Niimoodi see käsi ei väsi ära. Ja aeglaselt sisse hingates pigista magusa valupiirini, välja hingates lõdvesta. Sisse hingates vajuta, lõdvesta. Ja käi selliselt sentimeetrise sammuga aeglaselt see turjapiirkond läbi. Aeglaselt. Hoia silmad suletuna ja tunneta. Üks eriline pingete piirkond on kaela ja turja vaheline kolmnurk. Käi see läbi. Lükka küünarnuki tahapoole. Niimoodi käsi ulatub kaugemale selja taha. Lülisamba ümbrus. Võib-olla abalu piirkonna pealt. Magusa valupiirini ja tagasi. Magusa valupiirini ja tagasi. Nii kaua, kui käsi väsib ära, öeldakse kuskil 1,5–2 minutit. Käsi väsib ära, pange käsi rusikasse ja hõõruge. Mitte lihtsalt aeglaselt, kergelt, vaid nii kiiresti ja nii tugevalt, kui sul on mugavalt hea. Samuti lükka küünarnukki tahapoole. Saad veidikene üla selja poole pealt. Panna energia vere liikuma. Ja käsi väsib ära, siis jäta käsi lõdvesta ranne ja hakka kergelt patsutama. Õlaliiges, turjapiirkond, kaela ja kukla vaheline piirkond, lükka tahapoole, selja ülaosa. Naised pehmemalt, mehed meeldivalt tugevalt. Kui käed sülle, hoia silmad suletuna. Tunneta oma turja. Tunneta paremat ja vasakut poolt. See on üks ring vasakul, üks ring paremal. Enesemassaaži puhul tehakse 3 vasakul, 3 paremat. Ehk siis vasak, parem, vasak, parem. Kogu lugu. Võtab aega võib-olla 4–5 minutit. Regulaarselt, igapäevaselt
selliselt masseerides võid avastada, kuidas su turjapinged leevenevad, verevarustus paraneb ja ka peaju verevarustus paraneb. Peavalud vähenevad. Hoia silmad kinni, püsi lõdvestatuna. Märka seda muutust turjapiirkonnas. Märka seda aistingut kergelt. Hoia silmad kinni. Hoia fookus selle muutuse märkamisel. See muutus võib praegu olla väga väike, aga erista seda. Kui sa hoiad oma fookust veidikene kauem muutuse eristamisel, seda nimetatakse süvenemiseks. Süvenemine võimaldab sul detailsemalt märgata protsesse, kuhu ja kuidas see tehnika mõjus. Kui sul tekivad mingisuguseid ebameeldivusi või häireid, siis on võimalik seda tehnikat korrigeerida või vahetada tehnikat. Sul on võimalik ka mõne aja pärast avastada, et see põhjus, miks sa seda harjutust hakkasid tegema, on kadunud. Ehk pinged on leevenenud. Ja siis lõpetad selle harjutuse praktiseerimise. Nii et selline tehnika, turja enesemassaaž. Nii et parema käega vasakult poolt küünarnukk siin all, kasutad kõigepealt pigistamise tehnikat, nii kaua, kuni käsi väsib ära, hõõrumise tehnikat ja siis kloppimise tehnikat. Vasakul pool ja paremal üks ring, vasakul, paremal teine ring ja vasakul, paremal kolmas ring. Ja siis vaatled, märkad, eristad. Kas teil on vahepeal tekkinud küsimusi? Ahhaa, ma vaatan siin. Seda harjutust on raske teha, kellel on liigestega probleeme. Täiesti nõus. Aga kui sa näiteks tood käe siia, siis on võib-olla väga raske tuua. Aga kui sa paned teise käe küünarnukki siia alla, siis sa võid avastada, et on tunduvalt lihtsam. Nii et ka need, kellel on probleeme liigestega, õlaliigestega, on seda võimalik teha. Ja eriline asend on see, kui sa oled nüüd mitte istumas, aga oled voodis, oled külili, siis on veel lihtsam teha, ehk sul käsi toetab voodi peale. See on võib-olla selline eriline lähenemine, mida ma erinevatel kursustel ka õpetan. Ei usu, kui käe õlaliigesed ei liigu ja jõud puudub. Nii. Äkki sa võib-olla kommenteerid seda täpsemalt? Masseerida, kloppida saan, kuid rusikas käega mitte. See on täitsa okei. Ehk siis tehkegi neid asju, mida teil on võimalik teha. Ehk teie käed, teie keha on erinevad. Nii et mõnedel on täitsa okei kloppida, teisel ei jõua rusikas käega masseerida, siis on täitsa okei ka käega selliselt. Ehk mida kiiremini sa saad ja mida tugevamalt sa saab, siis seda mõju on lihtsalt intensiivsem. Mõnus soe tunne. Märka. Soe tunne tähendab, veri hakkab liikuma. Veri hakkab liikuma. Sa võid panna ka näiteks silmad sulgeda ja märgata, sa masseerisid küll turja, aga see mõju võib olla ka kaelas, kuklas ja peas. Võib-olla oluliselt väiksem, aga on eristatav. Nüüd üks selline tehnika, mille mulle õpetas minu Hiina meditsiini õppejõud. Ja sellel on selline hästi lohisev pikk nimi,
on käte energia kanalite blokeeringutest vabastav tehnika. Ja natuke on see sarnane turjamassaažiga, aga sa klopid parema käega. Võin siit nüüd näidata. Parema käega alustad turjapiirkonnast. Meeldivalt tugevalt, käe väliskülg ja tagasi. Meeldivalt tugevalt. Minul on näiteks meeldivalt tugevalt umbes niimoodi. Võib-olla osadel on see pehmemalt. Nii et ärge oma kehale haiget tehke. 3 ringi väljaspoolt ülevalt alla. Ja siis tuled siit seespoolt ehk siis ranglu alt ja seespoolt liigud meeldivalt tugevalt 3 ringi ja siis 3 ringi väljaspoolt ülevalt alla ja seespoolt alt ülesse. Võtame taas parema käega vasakult poolt ja meeldivalt tugevalt. Ma teen koos teiega kaasa, nii et proovige. Pärast uurime selle harjutuse mõju. Meeldivalt tugevalt. Seespoolt. Ja väljaspoolt 3 ringi. Ülevalt alla ja seespoolt alt ülesse. Olge head. Hetke liikumine seisma. Pange silmad kinni. Pange selg mugavalt vastu toolileeni. Silmad on kinni. Ja tundke oma paremat ja vasakut turja. Tunne, märka erinevust. Tunneta paremat ja vasakut õlaliigese ümbrust ja märka erinevust. Tunneta õlaliigese ja küünarnuki vahelist ala ja märka erinevust. Tunneta küünarnuki ja rande vahelist ala paremal ja vasakul käel ja märka erinevust. See erinevus on selle harjutuse mõju. Hoia silmad suletuna. Kuidas see läheb kokku meie selguse teemaga? Hoia silmad suletuna. Ja tunne paremat ja vasakut kätt. Märka, et ühes käes on blokeeringuid vähem. Märka, et seal on vereringe taastunud. Sa võid märgata seda läbi soojuse. Märka, et seal on justkui elusust rohkem. Märka, et seal on teataval määral kergust rohkem. Märka, et seal on justkui heaolu rohkem. Pingeid on vähem. Mida vähem on su kehas pingeid, mis tõmbavad sinu fookuse endale. On see siis kätes, turjas, kaelas, seljas.
seda rohkem on sul võimalik keskenduda ühele teemale. Häirivaid faktoreid, mis su füüsiline keha toob, häirib, on vähem. Mida parem on tsirkulatsioon, parem on vereringe, vähem on kehas pingeid, siis füüsiline keha ei tooda sulle segadust läbi selle, et ta tekitab sus ebamugavuse. Nii et see on füüsilise keha poole pealt on sul heaolu suurem, mugavus suurem ja ei häiri sinu selgust. See on üks faktor ainult. Neid tehnikaid harjutusi, nii nagu ma alguses küsisin, võite uurida kust iganes. Oluline on see, et te teadvustaksite oma kehalisi pinksuseid ja leiaksite sobiva harjutuse, märkaksite selle harjutuse mõju ja teeksite seda harjutust nii kaua, kuni see pinge leeveneb. Annab järgi. Just nimelt sealt, kus on sul kõige suurem ebamugavus. Mul on ka mitmed erinevad kursused, on joogatunnid Tallinnas, Pärnus, online'is. Nii et on võimalik ka nendest osa võtta. Aga nüüd liigume järgmise teema juurde, järgmise segaduse teema juurde, mis meie selgust häirib ja selleks on emotsioonid. Kui sul on näiteks olnud keeruline või konfliktne päev selja taga, meenuta mõnda. Kuidas sa ennast tunned? Õhtul. Oled sa nõus, et vastus on ilmselge? Aga vastupidi, kui su päev on olnud selline lihtne, rõõmus, siuke ladus, kõik asjad on sujunud, tunned sa õhtul ennast hoopis teistmoodi. On siuke nagu kergus ja rahulolu. Ehk siis päeva jooksul trigerduvad sul ülesse nii meeldivad kui ebameeldivad emotsioonid. Sinu emotsioone trigerdavad ülesse nii erinevad sündmused, erinevad tegevused, erinevad inimesed, nii sinu enda mõtted kui ka teiste mõtted. Ja kas sa oled tähele pannud, et need emotsioonid trigerduvad üles justkui automaatselt? Sa ei teinud selleks mingit pingutust, et tunda ennast niimoodi või teistmoodi või kolmandat moodi. See justkui juhtus sinuga. Oled sa märganud seda? Ja veel on üks eriline moodus. Kui sul on ebameeldivad emotsioonid, kas sa oled omandanud ka oskuse neid emotsioone alla suruda, mitte väljenduda? Ehk teatakse sellist võimekust mitte häälega emotsiooni väljendada. Ja tihtipeale öeldakse, et see on justkui intelligentsi inimese tunnus, mitte välja öelda seda, mida ta tunneb. Ja endise massöörina võin öelda, et mida rohkem sa hoiad selliseid emotsioone, mis sind pahandavad, vihastavad, ärritavad, sa ei väljenda neid läbi hääle, siis need kajastuvad turja, kaela ja kuklapingetena. Nii et me oleme omandanud oskuse emotsioone alla suruda. Ja see mõju on siin kukla, kaela ja turja piirkonnas. Aga kas on ka teistmoodi võimalus? Niimoodi, et sul emotsioon on, aga sa ei suru seda alla. Ei tekita konflikti väljapoole ega konflikti sissepoole läbi pinksuse. Uurime, kas see on võimalik?
tavaliselt öeldakse, et emotsioonid on täiesti normaalne osa meie elust. Ma arvan, et kõik te olete sellega nõus. Me naudime neid, sest kes ei tahaks suhelda selliste toredate, heatahtlike, abivalmis ja rõõmsate inimestega. Olete nõus? Keerulisemaks läheb aga olukord siis, kui on tegemist ärevuse või üksintuse või masendusega või siis selle võimendunud versiooni depressiooniga. Ja kõiki neid emotsioone trigerdavad ka ülesse siis erinevad olukorrad, inimesed, mõtted. Ja see toimub automaatselt. Ja see on probleem. Tavaliselt öeldakse, et mõni emotsioon on probleemsem kui teine. Mõni emotsioon on suur, mõni on väike. Kuid joogamaailmas teatakse, et veidikene aktiveerunud emotsioon on nagu kerge tuuleke. Sa tunned seda kergelt, aga see ei häiri sind. Ja vahet ei ole, mis emotsiooniga on tegemist. Meeldiva või ebameeldiva. Aga kui sa jätkad sellel teemal veidikene mõtisklemist, võib sellest kergest tuulekesest paisuda torm. Ja selle tormi mõju tunned sa kindlasti nii ise. Ja tavaliselt märkavad seda tormi mõju ka teised inimesed läbi sinu käitumise, läbi sinu hääle ja füüsilise liikumise. Aga oma olemuselt see tormi emotsioon on ikka seesama algne tuuleke. Tuuleke, mille erinevad siis sündmused inimesed trigerdavad ülesse. Ja milliseid lahendusi me siis kasutame? Meeldivaid emotsioone me soovime oma elus kogeda rohkem. Olete nõus? Aga need ei ole püsivad. Need vahelduvad. Aga õnneks ei püsi ka ebameeldivad emotsioonid väga pikalt. Ka need vahelduvad. Ja on vaja märgata, et emotsioon püsib nii kaua, kui meie fookus püsib emotsiooni trigerdavalt teemal või mõttel või ka selle emotsiooni tundmisel. Ja nüüd, kui meid haarab näiteks ärevus, viha või kurbus ja me näiteks ei taha seda kogeda, siis me viime oma fookuse mingile teisele tegevusele, teisele triggerile. Teades, et see teine trigger kutsub esile näiteks meeldiva emotsiooni. Selline tegevuse teadlik juhtimisega on meil võimalik üks emotsioon asendada teisega. Ja sellisel printsiibil töötavad ka väga paljud erinevad teraapiad ja ka sõltuvuste asendamised ja ka erinevad psühholoogilised nõustamised. Ehk õpetatakse, kuidas oma fookus viia teisele triggerile, meeldivamale triggerile. Ja miks on poolik lahendus minu arvates? Poolik sellepärast, et plusspunkt on see, et kui sa oskad oma teadlikult oma tähelepanu suunata, saad kiiresti vahetada ebameeldiva emotsiooni meeldivama vastu. See on asja plusskülg. Miinuskülg on siin see, et algpõhjus ehk probleemne trigger jääb alles. Iga kord, kui sa puutud selle triggeriga kokku, näed teda, kuuled teda, meenutad teda, aktiveerib see emotsioon uuesti. Ja sul on vaja uuesti sellega midagi ette võtta.
see juhtub nii kaua, kuni sa õpid neid triggerit emotsioonist lahutama. Ja seda õpime siis Practical Consciousnessi teisel kursusel, emotsioonide kursusel. Nii et kes tahab neist triggeritest lõplikult vabaneda, siis ka see on selline võimalus olemas. Aga nüüd siis üks konkreetne tehnika. Konkreetne tehnika, me ei asenda ühte emotsiooni teisega, vaid me tekitame rahu ehk emotsioonist rahu. Ole hea ja sule silmad. Säti oma selg mugavalt vastu tooli leeni, pane käed siis sülle või tooli leeni peale. Nii et sul on mugav. Säti oma jalad paika. Ja tunneta oma keha, kus kohas sa tunned hingamist. Kus kohas sa tunned sisse ja välja hingamist. Kas sa tunnetad seda nina piirkonnas? Kus sul õhk liigub? Tunned seda kurgu piirkonnas? Tunned seda rinna piirkonnas? Või kõhu piirkonnas? Seal, kus sa seda tunned, siis toogi fookus sinna ja tunne. Tunne, kuidas õhk liigub selles piirkonnas sisse ja välja. Kui on võimalik, ära tegele muude asjadega. Tunne ainult, kuidas õhk liigub sisse ja välja selles piirkonnas. Hoia fookus seal ja tunne ainult õhu sisse ja välja liikumist. Tunne, kuidas õhk liigub sisse ja välja. Sisse ja välja. Väldi muid tegevusi. Ainus, mida jälgi, on õhu sisse ja välja liikumine seal piirkonnas. Väldi pingestumist. Püsi selles lõdvestatuses. Ja avasta, et teatud häirivaid, segavaid faktorid on vähem. Vähem on selliseid triggereid, mis sunnivad sinu fookust viima ühele või teisele poolele. Kõik need detailid, mis sunnivad sinu fookust viima ühele, teisele mõttele, objektile või keha piirkonnale, tekitab segadust. Kui segavaid faktorid ei ole, siis kaasneb selgus. Selgus ilmneb läbi vaikuse. Avasta selle tehnika mõju
rahunemisele. Sa avastad, siis sa saad ju teada. Ja siis sul on võimalik seda tehnikat kasutada ka edaspidi. Kui sa ei avasta, siis sa pead uskuma või mitte uskuma. Nii et kui sul on mõni ebameeldiv emotsioon, siis selle tehnika mõju, vaikuse rahutehnika mõju on see, et sa leiad sellise koha, kus sa saad rahulikult istuda, silmad sulgeda ja tunda seda piirkonda, kus sa tunned õhu sisse-välja liikumist kõhus, rinnas, kurgus või ninapiirkonnas. Jälgid 2-3 minutit seda, lased muust maailmast lahti, ainult jälgid õhu sisse-välja liikumist. Õhu sisse-välja liikumine selles piirkonnas ei ole pretensioonikas, ei trigerda sinus üles erinevaid segadusi. Ja sa võid märgata, kuidas toimub rahunemine. Ja rahunemisest kaasneb selgus. Nii et see pool on vaja ise avastada. Seda ei saa kuidagi õpetada, teha teisele. Vaid tuleb teha harjutust ja avastada selle harjutusega kaasneb mõju. Nii et nii nagu füüsilise kehaga on ka selle harjutuse puhul sul võimalik avastada, et kui sul emotsioonide poole pealt on sul Ameerika mäed, kord on üks emotsioon, siis on teine emotsioon, kord oled rõõmus, siis oled vihane, siis oled pahur, siis sul on hea meel. Et see on väga huvitav, aga väga väsitav. Kui sa oled näiteks väga suure emotsiooni all, väga rõõmus, siis öeldakse tihtipeale, et pill tuleb pika ilu peale. Ehk sa oled väga-väga rõõmus ja sa ei pane tähele, kuidas sa endale või teistele haiget teed. Samat moodi, kui sul on hästi intensiivne emotsioon, näiteks vihane või näiteks keegi teine on vihane. Sa võid avastada, et see vihane inimene ei ole kuidagi adekvaatne, vaid ta kogu oma vihas, tema mõtted hoiavad seda nii-öelda viha üleval. Selgust seal leida ei ole, aga kui see viha leeveneb, rahuneb, kui emotsioon on 0, siis sinu eristamise võime, selgus on suurepärane. Kui sinu emotsioon liigub lakke, ehk sinu väike tuulekene saab tormiks, siis sinu selgus, seal selgust ei ole. Sa vaatad läbi selle emotsiooni prisma. Nii et kui sa lõdvestad, rahustad, toimub rahunemine, sa võid märgata, et rahunemisega kaasneb ka lõdvenemine, soojenemine, verevarustus taastub. Ja seda avastada sealt mitmed sellised vaiksed, et sul on rohkem elusust, kergust. Su heaolu tuleb sellest rahust. Pinged annavad vähehaaval järgi ja selgust on rohkem. See on võimalik avastada ise. Kui sa kuulad ja tehnikat kaasa ei tee, siis seda tulemust sa ei saa. Ja sa võid arvata, et see on nii või naa. Nii et need on nende tehnikate mõjude uurimine. Ilma isikliku kogemuseta siit edasi ei ole kahjuks võimalik. Veel.
sul on võimalik meenutada ärevust või viha või kurbust ja võrrelda nüüd seda vaikuse hetkega, selle rahuga. Emotsioon võrreldes see rahu. Üles trigerdanud emotsioon võrreldes rahu. Märka, kuidas on see teekond emotsioonist rahunemiseni. Anna kaalukus sellele. On veel üks alternatiiv, mis ei tähenda seda, et sa tood oma fookuse oma hingamise jälgimisele ja rahustad selle emotsiooni, vaid sul on võimalik ka see trigger vabastada sõna otseses mõttes. Näiteks, kui sa oled väsinud vastumeelsustest. Sul on palju vastumeelsusi mingite tegevuste või inimeste või olukordade vastu või vihastamisest või ärritumisest või sellistest teistest automaatsetest üles kerkivatest emotsioonidest. Siis aprilli alguses on tulemas spetsiaalne Practical Consciousnessi kursus, kus õpetatakse siis neid triggereid sõna otseses mõttes sekundite jooksul vabastama. Ehk sa teadvustad, kasutad konkreetset tehnikat ja 4-5 sekundi pärast sa võid avastada, et on see trigger on sellest emotsioonist vaba. Nii et kes on huvitatud sellisest nii-öelda üles-alla emotsionaalsest kõikumisest, trigerdamisest edasi liikuma, siis aprilli alguses on selline kursus olemas. Aga nüüd uurime natukene, kuidas oleks perspektiiv. Ole hea ja kirjuta omale üks kõige suurem vastuseis või vastumeelsus üles. Mis sind häirib? Vahet poleks see tööga seotud, koduga seotud. Ja siis kirjuta ka omale üks kõige ebameeldivam emotsioon, mis sind häirib kõige rohkem üles. Kui neid on mitu, siis vali üks neist. See on praegu lihtsalt testimiseks, et uurida. Nii, ja vali nüüd siis nendest kahest siis kas suurem vastumeelsus või siis ebameeldivam emotsioon. Mis sind häirib rohkem? Pärast sa saad ka teist uurida. Ja pane silmad kinni. Ka vastuseis on emotsionaalne. Ja vaata, kuidas see vastuseis on toiminud sinu minevikus. Näiteks eelmisel kuul. Kas sul oli vastuseise? Aga eelmine aasta. Kas oli? Aga võib-olla veel varem. Sa avastad sealt väikese vastuseisu mustri, kuidas see on kandunud edasi minevikust praegusse olukorda. Aga nüüd tulles siia tagasi, siia ruumi, siia seminari. Ja juhul, kui sa nüüd mitte midagi ei teeks, kui tõenäoline oleks, et see vastuseis oleks ka tulevikus. Pane silmad taas kinni ja vaata, kas see vastuseis, kui sa midagi ei muudaks, on siis ka näiteks järgmine nädal või järgmine kuu. Vaata, kas see vastuseis, ebameeldiv emotsioon on ka järgmine aasta.
võib-olla 10 aasta pärast. Ja tee silmad lahti. See on nüüd üks konkreetne sind häiriv emotsioon. Kuidas ta oli minevikus ja kui sa mitte midagi ei muuda, siis kuidas ta tõenäoliselt toimiks ka tulevikus. Aga kui sul on nüüd võimekus, kui sul näiteks oleks võimekus see trigger vabastada, vabaneda sellest ühest konkreetsest emotsioonist, ebameeldivast emotsioonist, et ta ei häiriks sind või sellest vastumeelsusest. Pane silmad taas kinni. Ja kujuta nüüd oma elu ette nädala pärast, kui sul seda vastuseisu ei ole. Olukord on selline, aga sul selles osas vastuseisu või seda emotsiooni ei oleks. Kuidas sa ennast siis tunneksid? Kui sul seda vastuseisuga emotsiooni ei ole ka kuu aja pärast või terve kuu aega ei ole olnud, kuidas sa ennast siis tunneksid? Aga kui sul seda vastuseisu või ebameeldivat emotsiooni ei ole terve aasta olnud, ühte ainult, kuidas see mõjutaks sinu elu kvaliteeti? Aga kui sul ülejäänud järgneva elul ei oleks ka seda vastuseisu või seda ebameeldivat läbielamist, emotsiooni. Ja tehke silmad lahti. Me vaatasime kahte tulevikku. Ühte tulevikku, kus sa midagi ei muuda ja see ebameeldiv emotsioon jätkub. Ja teist tulevikku ilma selle vastuseisu või ebameeldiva emotsioonita. Milline tulevik sulle tundub parem? Pange siia chati kirja. Niikaua kui osad inimesed panevad siia kirja, siis ma vastan küsimusele, miks rahutehnikat tehes tuleb ülesse kurbus. Ka vaikusest võivad trigerdada ülesse erinevad emotsioonid. Mõnel näiteks inimesed kardavad vaikust, sest nii kui tekib vaikus, siis neil tekib üksildus või masendus või kurbus. Siis tuleks taas tuua oma teadvustamine hingamisele ja lõdvestada. Märgata seda hingamist 3-4 minutit. Ja juurde uuesti. Sa võid avastada. See kurbust enam ei ole. See kurbus võib uuesti üles trigerdada. Aga see aeg, kui sa nii-öelda teadvustad oma hingamist ja lõdvestud sellega seoses, siis seda kurbust ei ole. Nii et sellisest vaikuse hetkedest võib vahetevahel erinevad emotsioonid üles trigerduda, erinevad mõtted üles trigerduda, aga neid õpime siis lahendama Practical Consciousnessi teisel kursusel, kus räägime emotsioonidest detailsemalt. Need inimesed on siin vastanud, et ilma on parem. Nii et kui te vaatate nüüd neid erinevaid tulevikutsenaariumid emotsiooniga või ilma selle emotsioonita, selle vastuseisuga või ilma vastuseisuta, siis see annab väikse perspektiivi. Kui sa vabastad need triggerid, see on ainult üks trigger. Kui sa vabastad teise, 3., 4., 10., 20.,
siis sinu elu tulevikus on ilma nende mõjudeta. Nii et neid segavaid faktoreid, neid triggereid on vähem, selgust on rohkem ja heaolu on rohkem. Lähme siit edasi järgmise teemavaldkonna juurde, milleks on meie mõttemustrid. Mõtted, segadused ja pinged. Me uurisime füüsilist keha ja kui sa vabastad füüsilise keha pingeid, siis häirivaid faktoreid on vähem, tunned ennast paremini, on klaarim ja selgem. Kui sa rahustad oma emotsioonid, on pingeid vähem. Nüüd uurime ka mõtteid, kuidas need võivad luua segadust, häirida selget vaadet olukorrale. Oma olemuselt on mõtet neutraalselt. Näiteks, me võime teadlikult mõnda detaili või olukorda kirjeldada. Me saame sellise täiesti neutraalse ülevaate ja sellega on täitsa okei. Aga vahetevahel oled sa kuulnud, et mõni inimene tõmbab justkui mingi teemaga sae käima. Ehk hakkab närima ja närima ja närima ja lõpuks on ta pahur ja vihane ja nii edasi. Ehk mingid mõtted trigerdavad üles emotsioonid. Emotsioon võimendub ja mäletate, väikesest tuulekesest võib tõusta torm. Kuidas teile tundub vihase või ärritunud või solvunud inimesega? Kas ta väljendab häälega ka vastavaid mõtteid? Kas need mõtted, mis ta väljendab, on neutraalsed või selle emotsiooni poolt kallutatud? Kas need on adekvaatsed või liialdatud? Kas sa märkad seda, et kui mõtted pluss emotsioonid, siis liialdamine, kallutamine ja selgust on oluliselt vähem. Nii et mõttega kaasneb väga tihti ka emotsioon ja inimene vaatab läbi selle emotsiooni prisma, räägib ja mõtleb läbi selle emotsiooni prisma. Sellise inimese mõtted on justkui emotsiooni poolt puhutud lõkkele. Ja mäletate, me rääkisime vihasest inimesest, kes räägib ja selgitab midagi. Ja kui sellest väikesest vihastamisest on saanud suur viha, siis need mõtted seal enam ei ole kõige arukamad. Selgust seal ei ole. Ma arvan, et igaüks on näinud sellist konflikti kõrvalt ja selliseid inimesi kõrvalt. Meenuta hetke mõnda inimest, keda sa nägid konfliktis, kui sa olid kõrvalt seisja. Ja vaata, kui arukad olid selle inimese mõtted ja argumendid. Ole jääd ja silmad lahti. Ehk mõtted trigerdavad üles emotsioone ja ka emotsioonid võivad aktiveerida teatavaid mõtteid. Kui me oleme vihased, siis meil on vihased mõtted ja vihased mõtted trigerdavad üles viha emotsiooni. Nii me toidame ehk aktiveerime läbi mõtete viha emotsiooni. Me hoiame seda niimoodi alal. Ja nüüd pange tähele, piisab sedasi, et kui sa muudad oma suunda, tood fookuse millegile mujale, valid teise teema, teised mõtted, siis sinu viha hakkab lahtuma. Probleem on selles, et me ei teadvusta seost mõtete ja emotsioonidega. Me ajame segamini mõtlemise ja emotsioonide tundmise. Me tunneme emotsiooni
ja samal ajal on meil ka mõtted. 2 protsessi on samaaegselt. Aga me paneme selle kokku üheks protsessiks, üheks konfliktiks ja see tekitab segadust. Ja kui konfliktis on 2 inimest, kellel mõlemal on selline segadus ja need pannakse kokku midagi klaarima, siis sealt midagi asjalikku küll ei tule, olete nõus minuga? Ka stressiolukorras me tavaliselt ei erista eraldi mõtteid ja emotsioone, vaid me paneme nad ühte puntrasse kokku ja ütleme, et me oleme stressis. Ja just mõtete ja emotsioonide eristamine toob sinu fookusse stressiolukorra, emotsioonid ja sellega kaasnevad mõtted. Kui sa hakkad neid eristama, sa avastad, sul on mõtted ja sa saad nendega midagi ette võtta. Sa avastad, et sul on emotsioon ja saad jälgida näiteks oma hingamist. Siit on juba teekond stressist välja, konfliktist välja, hinnanguid andmata, konflikti suurendamata. Siit algab rahunemise protsess ja selginemise faas. Ja nüüd siis konkreetne tehnika. Nii et need, kes on soovinud aeg-ajalt mitte mõelda, kui sul on häirivad mõtted, siis see on nüüd üks suurepärane tehnika, vähemalt minu jaoks. Kui sul on võimalik, tee kaasa. Hoia suu kinni ja mitte häälega, vaid tutvusta ennast. Vaata siia kaamerasse, vaata siia arvuti peale ja tutvusta ennast. Näiteks sellised mõttes. Mina olen Toomas, ma teen seda, mul on selline pere. Ehk hoia silmad lahti ja hakka ennast tutvustama mõttes. Suu kinni. Jätka. Ja nüüd tutvusta ennast mõttes just kui kõvemini. Tee nagu kõvemat häält. Märka, et see on võimalik. Jätka teksti. Vahet pole, mida sa räägid, aga räägi mõttes kõvasti. Jätka rääkimist, kõvasti rääkimist ja märka, et sul mingi piirkond, kurgupiirkonnas, häälepalte piirkonnas justkui kergelt liigub. Märka seda. Kõvasti räägi mõttes. Ma olen see ja see, mulle meeldib selline, mul on sellised hobid. Ja märka, et miskit justkui liigub. Nüüd jäta see enda tutvustamine seisma ja lõdvesta see piirkond, kus sa märkasid neid häälepaelasid. Siin kõri piirkonnas, keele taga. Lõdvesta see ja lase see justkui ripakile, nagu lõdvaks. Huuled on koos, aga lõdvesta ka lõualuu, keeletagune piirkond. Lõdvesta see kogu häälepaalte piirkond. Hoia lõdvestatus seal. Väldi pingestumist. Hoia lõdvestatust seal häälepaalte piirkonnas. Kui sul on silmad kinni, siis ava silmad. Ja lõdvestanud selle piirkonnaga vaata ümbritsevat. Keda paigutama, see on okei. Paigutamine on lõdvestumise tulemus. See on hea märk. Hoia häälepaalet lõdvestatuna ja aeglaselt vaata ruumis ringi. Hoia häälepaela lõdvestatuna ja avasta, kas mõtete
rahunemine või sõna otseses mõttes puudumine. Aga hoia seda häälepaelte piirkonda lõdvestatuna. Vaata nüüd ruumis ringi lõdvestunud häälepaeltega. Avasta see vaikus peas. Mitte väljaspool sind, mind sa kuuled, aga peas. Avasta see vaikus. Pane tähele, et sa saad selles vaikuses ilma mõtlemiseta ka aru, mida ma räägin. Sa näed, märkad. See on võimalik. Avasta see. Avasta, et kui su mõtted on rahunenud, emotsioonid on rahunenud, siis joogas öeldakse, et sa oled väljaspool oma alateadvuse mänge. Eesti keeles öeldakse, sa oled üle mõistuse seisundis. Mõtted on vakatanud, emotsioonid on vakatanud. Kui sul on võimalik, siis püsi selles vaikuses. Siin hoia häälepaelad lõdvestatuna. Selles seisundis on sul võimalik teadvustada erinevaid protsesse. Mitte mõelda, aga uurida. Sul on võimalik eristada, sul on võimalik süveneda, sul on võimalik ka aru saada ja taibata. Selles vaikuses, kui sul mõtted ja emotsioonid on vakatunud, ilmneb intuitsioon ja inspiratsioon. Kui sinu mõtted vaiginevad ja rahunevad, siis tekib selgus. Kui sul on selgus, siis sa märkad erinevaid protsesse enda ümber ja saad aru asjadest, olukordadest. Alguses, kui tekivad veel mõtted, teadvustad häälepaelu ja lõdvestad. See on täitsa okei alguses. Nii et vaikuses, ilma mõteteta ja emotsioonideta, olukordade vaatlemine ja eristamine muutub üha selgemaks ja detailid ilmnevad. Selginemine, rahunemine, segadust on vähem. Kui sa tavaliselt uurid mingisugust uut detaili, siis tulevad erinevad mõtted, fookus liigub mõtetele, liigub erinevatele detailidele, siiapoole, sinnapoole, kehalistele aistingutele, uutele mõtetele, selle objektile. Siis praegu, kui sa hoiad häälepaelad lõdvestatuna, on sul võimalik teadvustamist hoida ainult objektil. Oluliselt kauem. Sa süvened sinna. Segavad asjaolusid on vähem või puuduvad sootuks. Ja niimoodi õpid sa oma elu nägema palju kirkamalt, palju selgemalt. Need, kes tahavad sellest vaikusest veel sammukese edasi liikuda, siis on võimalik neid mõttemustreid õppida vabastama Practical Consciousnessi 3. kursusel. Seal õpime ka taotlust, mis see taotlus on, kuidas seda kasutada. Nii et need on sellised teemad. Et käisime täna siis natuke teistmoodi võib-olla selguse teema läbi, kui te tavaliselt olete harjunud. Sest olete nõus, et tavaliselt otsitakse selgust väljastpoolt. Nüüd, tänasel kursusel me uurisime, kuidas lõdvestada füüsilist keha, et pingeid ja ebamugavus oleks vähem, selgust rohkem. Kuidas teadvustada oma hingamist, emotsionaalset vaiginemist, rahunemist ja kuidas läbi häälepaelte lõdvestamise on sul võimalik ka mõtted
rahusta ja vaigistada. Küsimused. Veidikene on aega. Et olge head, tehke mikrofon lahti, küsige või võite ka siia chati kirja panna. Üks küsimus, mis ma siit praegu märkasin, on sagedane trigerdamise maandamise oht. Kas võib tuimaks, ükskõikseks muutuda või võõranduvaks? Ei, ma ei tea selliseid juhtumeid, sest sa saad ise valida sellise trigeri, mis sa vabastad. Sa ei vabasta kõike, vaid vabastad need, mis automaatselt aktiveerivad ja on sulle ebamugavad. Aga rõõmu, entusiasmi, heatahtlikkuse, tänulikkuse, kõik need saad ju alles jätta. Sa vabastad need emotsioonid, mis sind häirivad. Tükk tüki haaval. Millal teete kolmandat kursust? Kolmas kursus on praeguse hetke seisuga plaanitud minul novembrikuusse. Aga kui te lähete siin kodulehele, siis on võimalik teil ka omandada, minu meelest on ka aprilli ja maikuus on kursused tulemas. Näete, siin on mõtete kursus olemas kohe. Kas on veel küsimusi tänaste teemade kohta? Kuidas oma meelt vaigistada? Meel, mõtted on minu jaoks nagu sünonüümid. Nii et mõtete vaigistamiseks on siis häälepaalte lõdvestamise tehnika. Ja kui sa meelt pead emotsioonideks, siis jälgi oma hingamisega seonduvat piirkonda 2-3 minutit ja sa märkad vaiginemise, rahunemise. Nii, vaatame, kas seda on veel küsimusi. Küsimus kursuse kohta, emotsioonikursuse kohta. Loodan, et sa leidsid siit seminarilt mõned sellised nii-öelda tehnikad suurema selguse loomiseks või siis ka rahunemiseks ja rahunemisega kaasneva selguse suurenemiseks. Aga võib-olla sa avastasid just nimelt vaikuse ja rahuga kaasneva sellise imeõrna heaolu või kerguse. Ja kui sa tunned, et sa tahaksid siit veel veidike edasi minna või siis ka vabaneda nendest kõige suurematest häirivatest segaduse tekitajatest, nendest emotsionaalsetest triggeritest, just nimelt nendest, mitte kõigist, vaid nendest, mis sind häirivad, nendest automaatsetelt ebameeldivatest kahjulikest emotsioonidest, siis aprilli alguses on 2 järjestikusel nädalavahetusel, laupäeval ja pühapäeval kursus selle kohta. Nii et siit chatis saate ka vastavad lingid ja kas teil on veel küsimusi mulle? Häälepaalte lõdvestamise praktika oli lihtsalt suurepärane. Samad sõnad. Nii et soovitan. Häälepaalte lõdvestamise tehnikat õpetasin eelmine nädal ühele firmajuhile. Ja soovitasin koosolekul, kui ta ise ei pea rääkima, lõdvestada oma häälepaelad ja kuulata oma töötajaid lõdvestunud häälepaeltega, mida nad räägivad. Ja eile ta helistas mulle, ütles, et tead, Toomas, see on nii suurepärane tehnika. Ütles, et tead, ma sain lõpuks aru, mida inimesed mulle räägivad. Nii et arusaamine, kui sa lõdvestad häälepaelad, see suureneb hüppeliselt, selgus ja arusaamine. Nii et kasutage julgelt. Head praktiseerimist. Kas ka kõri piirkonda võib masseerida?
Massöörina ma ütlen, et ei peaks masseerima. Ehk siis masseerida kaela külgmisi ja tagumisi lihaseid on okei, aga kõri piirkonda ei peaks masseerima. Mille pärast? Siin on palju lümfinäärmeid ja kui sul pole teadmist, kuidas, mis suunas ja kui tugevasti masseerida, siis sa võid haiget teha ja kasu asemel võid kahju teha. Nii et kui sa ei ole õppinud lümfimassaaži, siis ma ei soovitaks kõri piirkonda väga näppida. Aga kaela külgmised ja kaela tagumiste lihastega on täitsa okei. Lihtsalt super. Palun. Ootan järelvaatamise linki. Ma ei saanud vahepeal kuulata. Järelvaatamise link peaks tulema teile, ma arvan, et homse päeva jooksul, nii et kindlasti saate järele vaadata, need tehnikad eriti soovitan. Mida teha konfliktses olukorras, näiteks kellegiga vesteldes? Konfliktses olukorras esialgu tuleks tegeleda nende protsessidega, mis on sinu sees. Ja sul tuleks omandada eelkõige need tehnikad, näiteks häälepaalte lõdvestamise tehnika. Seda on täiesti vabalt saad teha, näiteks kui sa kuulad teist inimest. Kui sa kuulad teist inimest, saad aru, mida teine inimene räägib, aga ei mõtle kaasa. Aktiivselt neid emotsioone ei võimenda. Või näiteks, kui sul on konfliktne olukord, aga sa avastad, et su emotsioon on juba tormiks paisunud, siis alati on võimalik teha väikene nii-öelda paus. Ütled, vabandust, pean näiteks tualetis ära käinud. Oled seal, vaatad aknast välja, vaatad oma torsopiirkonda või kõhupiirkonda, 2-3 minutit, vaikistad selle tormi maha, lõõdestad häälepaelad ja lähed siis kuuled, mida teisel inimesel öelda on. Ja kui sa märkad, et torm on temas, saad aru, et mõtet eriti vaielda ei ole, ootad siis nii-öelda tormi möödumist ja siis selgitad olukorda. Nii et teisi inimesi konfliktses olukorras, kui tal emotsioon on aktiivne, suhteliselt mõttetu on nendega vaielda. Ootan järelvaatamise linki. Nii et see tuleb teile. Kas on veel küsimusi tänaste teemade kohta, tehnikate kohta, harjutuste kohta? Võib-olla midagi veel? Mingid teemad, mida te ootasite, aga ma ei toonud siia sisse? Aitäh, Riina. Keegi küsis eespool, kui käed, jalad tõmbuvad krampi, mis harjutust oleks vaja teha? Käte puhul on käed ja jalgade puhul on jalad. Ehk siis, kui me võtame alustuseks jalad, siis päkapiirkonnas on palju erinevaid lihaseid ja krampi tõmbavad tavaliselt siis, kui neid lihaspingeid on väga palju. Ja mina soovitan näiteks nendele, kellel jalad on krampis, igal õhtul, enne kui sa magama lähed ja igal hommikul, enne kui sa üles tõused, teha aeglaselt, lükata jalad voodist välja ja teha aeglaselt päkaringe. Aga mitte nii sügavalt, et tekivad krampiaistingud, vaid kergelt. Ehk sa liigud seal nii-öelda natukene enne krampi, aeglaselt ühele poole ja aeglaselt teisele poole. Mitmed joogatajad, kes on seda harjutust teinud, on öelnud, et kuskil 2-3 nädala jooksul on krambid leevenenud, andnud järgi, aga nad on jätkanud nende harjutustega, sest nad on avastanud, et sellised nii-öelda päkaringid, aeglased päkaringid just nimelt hommikul ja õhtul enne magamaminekut aitavad parandada jalgade verevarustust. Kätekrampide puhul on erinevad tehnikad, alates ütleme siis randmeringidest, aga
kui te lähete pingete vabastamise lehele, siis seal on üks kursus, kus on pingete vabastamine, käed ja jalad. Ja sealt me räägime siis nendest tehnikatest, kuidas vabastada need pingeid detailsemalt. Nii et vaadake, saate sealt järgi vaadata. Alguses küsiti, mis on need 3 harjutust külmadele kätele ja jalgadele. Me tegime teiega käte energiakanalite blokeeringutest vabastavat tehnikat. Samatmoodi muuseas on võimalik jalgadele teha. Ehk sa alustad patsutamisega tuharde piirkonnast, puusude piirkonnast, meeldivalt tugevalt, väljaspoolt liigud ülevalt alla ja alt üles meeldivalt tugevalt. Teed 3 ringi väljaspoolt ülevalt alla, 3 ringi seespoolt ülevalt alla, alt ülesse ja siis 3 ringi tagantpoolt ülevalt alla ja seespoolt alt ülesse. Meeldivalt tugevalt. Ja sa võid avastada, et selle harjutuse mõju on vereringet ja energiaringet toniseeriv. Aga selle harjutuse puhul, nii kiiresti ma siin ei saa kõiki nüansse edasi anda, aga on hästi oluline, et need, kellel on veenilaiendid, et siis on see patsutuse tugevus, mitte niimoodi nagu kõvasti, nii nagu mina tegin, vaid selles piirkonnas, kus on veenilaiendid, hästi pehmelt ja õrnalt. Seal, kus veenilaiendid ei ole, võib juba minna tugevamalt, meeldivamalt, tugevamalt. Et see on üks nendest tehnikatest. Seal on ka talvine neerumassaaž, on hästi oluline tehnika, et aktiveerida neerupiirkonda ja siis on 2-3 harjutust ka päkapiirkonnale. Nii et otsige võib-olla mind kuskilt üles, küsige e-maili pealt, siis saan siis täpselt juhendada, et kus te siis vastavad harjutused kätte saate. Võin panna siia ka oma e-maili. Nii et kas Practical Consciousnessi lehe pealt või Hatha Yoga pealt, et mõlemad jõuavad üsna kiiresti minule, et küsige sealt täpsemalt. Mida tähendab go with the flow? Kui sa lõdvestad häälepaelad, hoiad häälepaelad lõdvestatuna. Emotsioone ei ole, mõtted ei ole, aga sa tead, kuidas tööd teha. Sa ei ole minetanud oma arukust, nutikust. Sa ei mõtle, aga sa tead ka ilma mõtlemata. Näiteks meisterdad midagi. Emotsioone ei ole, mõtted ei ole, paristamist ei ole, kiirustamist ei ole, uimerdamist ei ole. Sa toimetad rahulikult. Niimoodi, et sa ei väsi ära. Päeva jooksul saab palju-palju töid tehtud. Ja õhtuks ei ole ka väsinud. See on nii-öelda siis flow seisundis tegemine, tegutsemine. Nii et soovitan. Väga ratsionaalne. Töö lendab käes. Vigu tehakse vähem. Mul on väga hea koostööd teha inimestega, kes on flow seisundis. Hoopis teistmoodi. Nii et soovitan. Millest tuleneb jalalabadel ja peopesadel õhkpatjade tunne? Õhkpatjade tunne. Ma ei ole sellist tunnet kogenud. Et on teatud sellist nagu pinksust või sädelust või on, aga õhkpatjade tunnet ma ei ole kogenud. Nii et seetõttu ma ei oska sulle ka siin nõu anda. Kui sa siin natukene võib-olla detailsemalt selgitaksid, siis ma võib-olla oskaks selitada. Et võib-olla kas need jalalabad, peopesad on siis niisked, kas nad on igised, on need jahedad, külmad. Äkki sa oskad selitada natukene, et Kaia.
kas kellelgi on küsimusi veel? Ahah. Et näha ei ole midagi, aga tunne on, et nagu mingi madrats oleks nagu nahal. No siis on vaja uurida, et kas see on ühekordne, on see pidev või on see peale mingit tegevust. Et kui see on häiriv, siis on vaja uurida, millal see tekib. Näiteks, Kaie, kas sul on praegu ka see tunne? Ei ole ka kunagi olnud, arvati, et liiga pikalt istumine arvutitööl ja selgroog on kahjustada saanud. Okei. Aga kas sul praegu on ka see? Jah, väga hea. Mitte see, et sul on see, aga saame proovida. Ole hea ja too käed ülesse. Nüüd sul käed on randadest lõdvestanud ja kõigelt üleval. Hoia käsi üleval ja raputa käsi üles. Jätka niimoodi raputamist. Ja raputa veidike kiiremalt. Ja nüüd raputa nii kiiresti, kui sa saad. Nii kiiresti, kui sa saad. Nüüd too käed sülle. Pööra peopesad ülespoole. Lõdvesta. Pane silmad kinni. Ja sa tunned praegu oma käsi, käelabasid. Ja anna teada, kas see aisting on muutunud. Sa võid märgata, et see aisting on sõrmedes, kogu selles käelabas. Ja ole veidikene selles ja vaata, kas see nii-öelda madratsi tunne või see õhkpadja tunne hakkab koos selle harjutuse mõjuga ka väheke nagu järgi andma. Võta 2-3 minutit aega. Kas mingi harjutus aitab ka rahutada jalgade vastu? Et on, aga need pinged jalgades on üldjuhul märgatakse neid siis kas säärepiirkonnas või jalalabade piirkonnas. Aga paljud erinevad takistused hakkavad peale mitte sealt, vaid hakkavad peale reie ja tuhara piirkonnas, piirnlihase piirkonnas. Ja just nimelt see pingete vabastamise kursusel, kus on käed ja jalad, seal on spetsiaalne nii-öelda alalõik nendel jalapingete leevendamise tehnikatel. Nii et kui sul on vähegi võimalik, siis vaata sealt pingete vabastamise lehel, seal on spetsiaalne kursus, kus on siis jalapingete leevendamiseks. Ja sealt sa leiad kindlasti ka 2-3 harjutust, mis aitab rahutada jalgade vastu. Nii et nii nagu täna me siin uurisime, et teadvustad probleemi, võtad ühe harjutuse, teed harjutust ja märkad, kuidas see rahutatele jalgadele mõjub. See päev rohkem ei tee. Järgmine päev võtad teise harjutuse. Märkad, kuidas see harjutus mõjub. Ja niimoodi võtad nii-öelda step by step, seal on 20 erinevat harjutust, võtad läbi. Sest ka rahutate jalgadel on need sümptomid on erinevad ja põhjused on erinevad. Ja erinevad harjutused sealt mõjutavad erinevatele probleemidele erinevalt. Nii et nii-öelda harjutuse haaval soovitan ette võtta. Nii et Kai andis vastuse, et kogu käelabas on aisting. Kas see aisting, mis sul peopesades oli, kas see on nüüd natuke teistsugune, on ta leevenenud?
on ta nagu kergelt natuke järgi andnud koos selle kogu käelaba aistinguga? Ja pisut. Kuidas? Õige vähe. Õige vähe. Väga Ehk vähe. praegu me oleme siin nii-öelda seminaris, et vaata siin chatis on minu 2 kontakte olemas. Et kirjuta mulle ja võib-olla me saame sinuga 4 silma all kuskil siis detailsemalt rääkida, et võtta selle probleemi nii-öelda pulkudeks lahti. Sobib sulle nii? Suur tänu. Otsi mind üles. Mis teha seljavalude leevendamiseks? Seljavalud on, ma ei saa öelda, et lemmikteema, sest see tõi mind jooga juurde, see tõi mind erinevate kursuste juurde ega õpetamise juurde. Nii et selg on kompleksne, nii et me saame rääkida selja ülaosast, me saame rääkida selja keskosast, abalu piirkonnast, saame rääkida selja alaosast, saame rääkida diskidest, saame rääkida sopistumistest, saame rääkida selja lihaste pingetest, disproportsionaalsetest pingetest, et see on nii lai teema, et Kristi ka, et selja alaosa. Et otsi mind kuskilt üles, et siin on kontaktid olemas ja võtame selle nii-öelda detaili, selle probleemi nii-öelda detailsemaks, kus kohas on probleem, kus on pinge, kus on ja mis on siis kõige paremad harjutused. Sobib sulle niimoodi? Et siin võib-olla selles webinaris neid harjutusi ma ette näidata ei saa, mis seljal on, et seda on vaja teha mati peal ja siis kas siis istudes või selili. Selgrokõverdus. Kui sa nüüd küsid, miks, siis lülisammas peaks olema sirge, kui tal on seljalihased tugevad võrdselt mõlemal pool. Kui mõni lihas on pinges, see tähendab seda, et lihas, mis on kogu ulatuses liigub, on pinges ja on pinges siis lühemas variandis ehk ta sikutab. Nii et kõik lihased, mis on pinges, sikutavad. Ja nüüd kujutad ette, et sul on ühel pool on pinged või ei ole ja teisel pool on lihaspinged mingis piirkonnas. Siis ei ole võimalik, et sinna ei teki kõverselgsust. Kui sul on mingi lihaskimp pinges, siis tõmmatakse kas lüli või disk sinnapoole. Kui on mingi piirkond, siis see piirkond. Kui on suurem piirkond, siis tekib suurem kõverselgsus. Nii et disproportsioonis pinged on selja hädade üheks kõige suuremaks põhjuseks. Ja oma seljaseminaridele õpetan siis, kuidas neid disproportsioonis pingeid avastada ja sõna otseses mõttes ise vabastada. Et ravitav selles mõttes, et kui lülisammas on pikalt olnud kõver ja sa vabastad need pingeid, siis ütleme niimoodi, et kiire vastus sulle on lülisamba kõrvalt disproportsioonis pinged on vaja vabastada. Selleks on 3-4 suurepärast tehnikat. Lisaks õpetan ka, et need enamik pingeid, mis seal lülisamba kõrval on emotsionaalselt, seal on emotsionaalsed triggerid, mis on neid aktiveerinud. Nii et practical consciousnessi teisest kursusest, emotsioonide vabastamisest on ka seljapingete vabastamisel väga palju abi. Ja seda õpetan ka Hatha jooga edasijõutude tundides vahetevahel. Nii et kui sa pinget vabastad, see on üks pool tõest. Teine pool tõest on see, et siis sa pead hakkama neid lihaseid ka treenima. Ehk siis on vaja teha vastavalt seljaharjutusi. Ehk vabastad disproportsioonis pingeid ja hakkad tegema vastavalt harjutusi. Lülisamba nii-öelda 3 üliolulist suunda on ettepoole, tahapoole liikumine, külgede peale liikumine ja diagonaalis liikumine. Et need on siis lülisamba tervise ABC.
nii et see on nii-öelda hästi kiiresti siia toodud, nii et otsi mind kuskilt üles, siis kas emaili pealt või kuskilt joogatunnist, nii et soovitan sulle joogat. Aitäh jõu ja kevade eest. Kas diagnoositud listees kuulub sama teema alla? Ma nüüd seda mõistet listees ei tea. Et kas sa oled nõus natukene selgitama? Et tuleb arvestada seda, et ma ei ole meedik. Et ma ei tegele ravimisega, vaid pigem pingete takistuste märkamise ja nende pinksuste vabastamisega. Nii et mul ei ole meditsiinilist kõrgharidust, nii et aga oled sa nõus kirjutama listees, mis see tähendab? Mis see sisu on? Alaselja lülide nihkumine. Täpselt, see on see teema, et see, kui sa nüüd tead, kui sul on näiteks seljapilt tehtud, et lülid on ja lülid on nihkunud, siis nihkunud, nad saavad olla ainult sellepärast, et sinnapoole, kus nad on nihkunud, seal on lihaspinged. Sul on võimalik need lihaspinged vabastada. Nii et see lihas, mis on lühem, et see hakkab uuesti liikuma kogu ulatuses, siis see pinge, see sikutav pinge kaob ära. See, kas ta läheb nüüd paika, seda ma ei saa lubada. Aga see nii-öelda 100% kogu aeg 24/7 pinksus, et tõmbab seda on võimalik sul vabastada. Ja siis, kui sa vabastad need, siis on vaja harjutused, ehk siis lihased on vaja tugevdada ehk kompenseerida. Ehk lihas peab olema küll toonuses, aga mitte pinges. Nii et pingete vabastamise lehel leiad sa seljaharjutused, seal on terve komplekt neid seljatehnikaid, kuidas need pingeid vabastada ja ka joogatundides tegeleme sellega. Nii, kas on veel küsimusi mulle? Arvutitööl on oluline lõdvestada õlapiirkond. Õlapiirkond või turjapiirkond. Millegi tõttu minul tuleb alati pinge sisse niipea, kui lõdvestamisele ei mõtle. Siit võib ka alguse saada erinev tunne käelabadel ja jalalabadel. Turi. Puhas tänane teema, kas pole? Ehk siis turjaga, pingetega kaasnevad mõtted, mis trigerdavad üles siis pingeid. Ehk nii kui sa ei lõdvestu, kohe pingestub. Et Practical Consciousnessis 3. õpime siis sellised mõtted, sellised nii-öelda loovad mõtted, need sõna otseses mõttes vabastada, et nad ei looks sellist tagajärgi. Ja turja, kaela ja kukla piirkond on alla surutud emotsioonid. Ehk siis need emotsioonid, kus sa hoiad oma suu kinni. Ja kui sa oled emotsionaalne ja intelligentne inimene, siis sul on palju emotsioone ja sa hoiad suu kinni. Hoiad suu kinni, aga see emotsioon ei saa väljenduda ja teatakse, et need jäävad turja, kaela ja kukla piirkonda. Nii et soovitan sulle Practical Consciousnessi teine kursus, emotsioonide kursus, ja seal on üks eriline pool, kus räägitakse alla surutud emotsioonide vabastamisest. Ja võt seal on võimalik siis nii-öelda kahe erineva lähenemisega, et läbi siis füüsilise keha ja siis läbi meenutuse vabastada kõik alla surutud emotsioonid, mis sul on turja, kaela ja kukla piirkonnas. Ja kui sa siis sellele lisaks veel teed turja ja kaela massaaži, siis sa saad kõige kiirema nii-öelda tee oma turja, kaela ja kukla lõdvestamiseks.
nii et paremat lahendust või kiiremat teed mina turja piirkonna pingete vabastamisele ei tea. Võimalik, et on, aga ma ei tea. Hiirekäsi, arvuti kasutaja. See on üks suurepärane tehnika. Ma kahjuks praegu siin näidata seda ei saa. Et kui sa nüüd pingete vabastamise seal kursusel, kuskilt on need lingid ka siin olemas, on käte ja jalgade teema. Seal on üks spetsiaalne tehnika, kuidas parandada perifeeria verevarustust, tuua siia perifeeriasse verd sõna otseses mõttes. Ja erilise tehnikaga siis karpaalkanalit nii-öelda kuidas ma ütlen, et see pinksus, mis karpaalkanalites tekib tänu hiirele, vabastada. Nii et nimetatakse seda ka karpaalkanalite tehnikaks või siis nii nagu mul üks kunagine koolivend käis, oli toiduainete tööstuses Iirimaal, siis poeg ja õpetasin talle selle tehnika, siis poeg ristis selle harjutuse kanakitkujate harjutuseks, nii et tegelikult see on karpaalkanalite pingetest vabastamise tehnika. Nii et leia sealt pingete vabastamise kursuselt, kus on käed ja jalad, seal on see tehnika sees. Üks kõige tõhusamaid. Hiirekäsi, mina soovitan õppida teise käega hiirt kasutama. Aitäh sulle Practical Consciousness sellise soovituse eest, et aastaid tagasi õpetasin IT kolledžis ka neid pingete vabastamise tehnikaid ja huviga. Seal kuskil 17-18 aastased poisid, kuskil 4-5 tükki, nendel olid karpaalkanalid juba nii pinges, et nemad tegutsesidki vasaku käega. Et hiir oli vasakus käes ja sõna otseses mõttes programmeerisid ja tegid vasaku käega. Nii et kujutate ette, kui suur töö on vasaku käega hakata kogu seda nii-öelda logistikat tegema, et see karpaalkanalite harjutus on palju lihtsam, palju kiirema, efektiivsema mõjuga, nii et ei pea seda tegema. Nii. harjased on head. Nii et Maire jagas siin oma pingete vabastamist juuksehaaraga masseerides. See on hea, soovitan. Aga põhjuseid, neid triggereid, miks need pinged siin turjapiirkonda tekkisid. No see ongi see põhjus, mille pärast masseerid, käid massööri juures ära, pärast on natuke parem, aga nädala pärast on jälle pinged alles ja sa jäädki käima sinna, et kui sa põhjusest sellest triggerist vabaks ei saa, siis jäädki sinna nii-öelda masseerija lõa otsa. Kroonilised haigused, tee neid kodus, tütar aitab. Tubli. Kas on küsimusi mulle veel tänase seminariga seonduvalt? Pinged füüsilises kehas, emotsioonidega olevad pinged ja mentaalsusega olevad pinged. Küsimusi rohkem ei ole. Siis aitäh teile teie kannatlikkuse eest, teie küsimuste eest ja head praktiseerimist. Praktiseerige füüsilise, emotsionaalne rahunemine, mentaalne rahunemine, häälepaldele tõstamise tehnika ja need, kes tahavad siis edasi minna, me siin Kaiega natukene rääkisime, on võimalik siis ka vabastada need emotsionaalsed triggerid, et aprilli alguses on vastav kursus tulemas. Nii et aitäh teile, head praktiseerimist ja kohtumiseni!